Tere tulemast meestele testi rubriiki. Tänase saate toob siis teieni Finance Autoline, mille leiate meestele F1 Finance leheküljelt. Autoks on meil siis Mercedes-Benz GLC e-hübriid coupé. Absoluutselt ei leia midagi, mille peale nuriseda, mida võib-olla, mis meie töö teeb natuke raskeks. Et me tõesti üritame leida siin asju, mida saaks välja tuua, aga neid lihtsalt ei ole. Lühidalt on siis linnamaastur kupeeliku kerega pistikhübriid. Kapoti all 2-liitrine bensiinimotor, lisaks on tal siis ka üsna mõõdukas aku, 31,2 kWh. Antud autol kokku on circa 230 kW, 550 Nm päänet, 4-vedu ja 9-käiguline automaatkäigukast. Nagu juba tavaks saanud, siis lähme vaatame, mis on 3 asja, mis antud auto puhul võiks meeldida, mis võib-olla nii väga ei meeldi, kellele antud auto võiks ka sobida. Ja lähme teeme kiire tiiru. Nii, teeme nüüd siis väikse testsõiduga. Praegu linnakiirustel, ütleme 40-50 sõites, rehvimüra on väga vaikne. Ainult mina siis kuulen tagant paremalt mingit tõrna kuminat, aga see on võrreldes siin osad autodega on täiesti olematu. Mingid tuulemüred ja asjad, neid ei ole ammugi kuulda praegu sellisel kiirusel. Ja vedrustus on tõesti üllatavalt pehme, et autol on küll eraldi olemas sport mode, mille jaoks auto pigem mõeldud ei ole. Et praegu ta on siis hübriidi peal, ise vaatab, millal ta paneb elektrimootori, millal sisepõlemismootori ja vedrustus on siis mõnus ja sükse pehme seade peal. Et igasugused augud ta silub päris hästi ära või kui ei suuda ära siluda, siis ta lihtsalt justkui ujub üle nendest, et süke mõnus salong ja mõnus sõidukogemus. Et üldiselt välja näeb ka väga hästi, piilarid ei tekita väga suurt pimedat nurka. Tagaaken, kuna ta on kupee, siis on veits pisem, aga tegelikult täiesti kasutatav. Et kohe varsti jõuame maanteele, siis vaatame, kuidas ta ka maanteel toimetab. Nii, oleme jõudnud nüüd maanteele. Kohe kiirendame siin, ütleme 70-75-ni. Ja üldiselt need müratasemed jäid suht samaks. Tal rehvimüra nagu alati tuli natukene juurde, aga kui ma ütlen natuke, siis see tõesti on natuke, sest et see kumin läks ainult natukene valjemaks. Mitte midagi muud ei muutunud. Tuulemüra huvitaval kombel on kuulda just eest, mitte peeglites seekord, aga jällegi see on nii minimaalne. Kuna me sõidame raadio kinni, siis kuuled seda oluliselt rohkem, aga tavaolukorras raadiot kuulates sa ei panekski tähele, et seal see tuulemüra on. Ka eile katsetades maanteel 110 alas jällegi ainult rehvimüra tuli juurde, mille vastu ei saa mitte mingil moel. Ja tuulemürad olid samamoodi väga hästi kontrollitud. Kuna kuulasin raadiot, siis ei pannud ise tähelegi. Vedrustus ka jäi samamoodi ilusti pehmeks ja kurvides, ringteedel praegu eks ta ikka natukene kaldub, ka rehvid natukene siin all mängivad, aga ei saa öelda, et ta kuidagi ebamugav on. Nüüd, kui panna siis auto rohkem spordi peale, siis rool läheb natuke raskemaks ja ka tegelikult siis gaasipedaali ja piduripedaali tunnetus natukene muutub. Vedrustus ka on tsippa konkreetsem, aga olgem ausalt selliselt autolt seda sportlikust võib-olla nii väga taga ei ajakski, et kui soovid sportlikust, on olemas GLC 63, 43, et sealt sa selle kindlasti ka leiad, aga antud pistikhübriidil siis pigem on just see ökonoomsus ja see kaks autot ühes, mille poole selle autoga on üritatud siis jõuda ja milleni tegelikult on jõutud väga ilusti. Proovime seda sporti ka. Praegu on siis spordi peal. Mootor ärkas ellu, natuke urises seal kapoti all. Minek oli tegelikult täiesti arvestatav, et ses suhtes tal 0-100 on circa 6 sekundit, et ta ei ole kindlasti aeglane. Tänapäeva mõistes kõik, mis on alla 7, juba täiesti okei. Aga jällegi peab rõhutama, et ta ei ole mõeldud sportautoks, et kui soovid sportlikku autot, siis GLC 43, 63, need on kindlasti rohkem see, mille poole siis vaadata.
siin jah, see hübriid ja siuke ökonoomsus on see, mida on taga ajatud. 3 huvitavat fakti antud auto kohta. Esiteks, kuna autol on siis 31,2 kilovatt-tunni aku, siis tehas väidab, et selle aku laetusega saab sõita siuke 120-130 kilomeetrit. Ise nii suurt numbrit ei ole näinud, aga kui auto kätte sain, oli tal akut, ütleme siuke 95% ja see number tõesti oli seal 100 juures, temperatuur oli õues, ütleme 7-8 kraadi. Et kindlasti ta võib natuke erineda, eriti kui see number alguses on juba nii suur, aga samas ta on oma klassis üks kõige suurema nii-öelda läbisõidu ulatusega auto nii-öelda pistikhübriidide maailmas. Teiseks, jätkates selle sama aku teemaga, antud auto saab laadida ka kiirlaadijaga, ehk siis 10-80% ta laeb ennast 30 minutiga, mis tegelikkuses võib-olla ei tundu väga kiire, aga kui ei ole kursis otseselt elektriautode ja pistikhübriidide maailmaga, siis see tegelikult on üsna kiire. Ja kolmandaks, kogu see operatsioonisüsteem, nagu Mercedes kutsub MBUX süsteem, ta on hästi ära mahutatud siia, mahutatud on küll hea sõna nii suure ekraani kohta, aga ta on üsna hästi kasutatav. Mingite asjadega on niimoodi, et kui sa hakkad taga otsima mingi funktsiooni, siis minu soovitus on see, et justkui võta samm tagasi ja vaata uuesti seda ekraani nii-öelda laiema pilguga, sest isiklikult eile otsisin, kuidas lülitada Spotify'lt ümber raadio peale, otsisin läbi 3 alamenüüd ja sain aru, et tegelikult see on see sama ekraanil olemas. Lihtsalt ei osanud vaadata nii kergesse kohta. Et üldiselt jah, see süsteem on üles ehitatud väga hästi, ta on väga ilusa graafikaga, eriti juhi ekraanil saad panna navigatsiooni veel 3D peale, mis jätab väga siukse huvitava omapärase pildi siia taha. Et kindlasti jah, soovitan proovida. Üks asi tegelikult, mida praegu siin nii linna kui maanteesõiduga oleme märganud, on see, et kui kunagi, ütleme siis BMW 3. seeria, Mercedeselt C ja GLC olid nii-öelda madalama klassi autod, justkui rahvakeeli, siis nüüd nad ei ole enam madalam klass, nad on lihtsalt väiksem klass. Sest kõik see ümbruskond siin salongis, kõik see sõit, ta on väga premiumlik ja ei saa absoluutselt ei leia midagi, nagu mille kallal nuriseda, mida võib-olla, mis meie tööd on natuke raskeks. Et me tõesti üritame leida siin asju, mida saaks välja tuua, aga neid lihtsalt ei ole, sest et on tehtud nii head tööd antud autoga. Et huvitav olekski katsetada nüüd näiteks kohe siia kõrvale ka GLE-d, et kui palju erinev võib olla üks GLE just selle müra koha pealt, sõidu koha pealt, sest praegu vaadates selle auto sõiduomadusi on raske leida, et kuidas see nii-öelda suurem ja rohkem siis kõrgema klassi auto saaks olla väga palju parem. Et kindlasti proovime saada mõne sellise ja juba teieni tuua. Vaatame ka tagumise istmerea üle. Esimene asi, mis märkad, on see, et kui nad on siis nii-öelda selle kupee kerega, siis tagant see katusejoon läheb natuke allapoole. Otseselt sellest ei ole mitte mingit probleemi, kuna siia on tehtud eraldi süvend just pea jaoks, et mina olen 182 cm pikk, mul on, ütleme, rusikas mahub pea ja lae vahele. Samamoodi istumispositsioon, sirutada see on päris ilusti, iste on siis minu istumispositsiooni järgi praegu. Ruum üldiselt on päris omajagu, taga siis ka eraldi ventilatsiooniavad, topsihoidja, telefonihoidja, kõik vajalik on olemas ja tegelikult ka need premium materjalid, mis olid ees uste peal igal pool, kanduvad ka siia taha edasi, et ei ole siin nagu materjali koha pealt midagi kokku hoitud. Et jah, pole väga probleemi mingit pikemat sõitu ka tagaistmel teha. Vaatame siis autol nii-öelda juhi istumispositsiooni ka. Istmed on siuke poolnahast, keskel on siis ka siuke Alcantara-laadne materjal. Üldiselt materjalidega ma olen väga rahul. Siin
on küll läikivat plastikut, aga sellel autol see ei ole läikiv must plastik, mis jube kiiresti läheb kriimuliseks. On siuke huvitava tekstuuriga muster siin all. Panipaikasid on üpris palju, siin on ka siis juhtmebalaadi ja lisaks ka tegelikult käetoe sees on üsna sügav siuke panipaik, kuhu saab midagi paigutada. Rool on mõnus siuke sportlik, alt siis auto juba räägib meiega. Rool on alt siuke sile, üsna hea kasutada. Välja arvatud siis roolil mõned nüanssid on, et tal on nii puututundlikud nupud kui ka reaalsed nupud, ehk siis nendega peab natukene harjuma, eriti volüüminupuga, mida sa tahad võib-olla sujuvalt liigutada. Üldiselt väga viisakas, väga mõnus salong. Varustust on siin autos väga palju. Nii, aeg siis kokkuvõtteks. Võtame kõigepealt miinused. Esiteks, esimene miinus, mis ütleme siis asi, millega peaks harjuma, on see sama rool, mis salongis välja tõin. Nupud ise töötavad väga hästi, aga need sliderid on siuksed asjad, millega natukene peab harjuma, et võib-olla seda tunnetust siis rohkem kätte saada. Teiseks miinuseks on see, et pagasiruum on tegelikult üsna väike, sest just see nii-öelda alumine osa, see sisselaadimise osa, et kuna tegu tegelikult on pereautoga, siis jah, see pagasiruum võiks olla natuke suurem, aga selle jaoks on siis ka juba tegelikult mitte kupee, vaid tavaline SUV. Ja naljakal kombel kolmandat miinust meie ei suutnudki leida. Kui teil vaatajatel on midagi silma jäänud, mis võiks teie silmis olla miinus või mille kallal natukene saaks norida, jätke kommentaaridesse. Aga nüüd 3 plussi. Üks suur pluss on siis see, et tegelikult vaadates, kui väike see auto on, ta on hästi pehme. Vedrustus on ülimalt pehme ja tegelikult ka salongis sees sa justkui tekib tunne, et sa sõidad suurema maasturiga, kui ta tegelikult on. Teiseks siis akuga saab sõita circa 100 kilomeetrit, mis on jällegi väga omajagu, sest tavaliselt see jääb alla 100 kilomeetri kindlalt, et see on siis üks suurim nii-öelda läbitav vahemaa selles klassis. Ja kolmandaks tegelikult üldiselt see, et ta täidab seda otstarvet, mis talle mõeldud on, väga hästi. Tal on ruumi, ta on pehme, ta on väga mugav. Aga kellele see auto võiks sobida? Tegelikult ongi inimesele, kellel on võib-olla väiksem pere, ei taha üldse kuidagi diskrimineerida, aga naisterahvale kindlasti, sest järjest enam ja enam neid linnapildis näeb, enamjaolt nendega sõidavad naisterahvad ja tegelikult väga hea auto, millega liigelda. Ja sooviks tegelikult siinkohal tänada Veho Järvet, kes meile selle auto andis. Kindlasti nad aitavad ka teid, kui soovite endale GLC-d valida ja võib-olla ka juba selle sama autoga siis ka proovisõitu teha. Aga kui teil endal, vaatajad, on mõni huvitav auto, mida Meestelehele proovida anda, siis kirjutage toimetused.meesteleht.ee, vaatame teie päringud üle ja võib-olla on juba sinu auto järgmises videos. Aga näeme juba järgmises Meesteleht Eesti rubriigis.